tere, lugupeetud volikogu, kell on saanud 3 ja alustame Vinni valla 27. augusti volikogu istungiga. Enne kui me lähme ametliku osa juurde, on meil siin mõned sünnipäevalapsed. Riinal oli sünnipäev 9. juulil, eks ole? Ja aitäh, et oled meiega. Ja mul on ka veel teine sünnipäevalaps, kellel oli sünnipäev 10. augustil. Said aasta vanemaks. Palju õnne, Kristi Tiimo. Aitäh. Saa varsti öelda kõige nooremad. No ei saa, jah. Need aastad tulevad meile kõigile ühtemoodi. Ja meil on ka kolmas sünnipäevalaps 18.08 ehk 18. augustil on Ail olnud sünnipäev. Tervist, jõudu ja jaksu ja aitäh. Teine oli kokku. Lähme päevakorra juurde, kui kõigile sobib. Ja teie ees on ka päevakorra plaan. Et kui kõik on selle päevakorraga nõus, et andke käega märku, et kinnitada päevakord nüüd. Kes on päevakorra kinnitamise poolt? Kõik on poolt. Päevakord kinnitatud ühehäälselt. Meil on täna kohal 16 saadikut, puudub Margo Klaasmägi, nii et kõik teavad, kui palju hääli peab olema, et eelnõu läbi. Esimene päevakorrapunkt on munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine. Venevere Luusika tee ja Irina, palun. Kõigile. RMK soovib. Otse ülekannet. Olemas. On olemas. Lehel on olemas. Mingu valla lehele, vabandust. RMK soovib renoveerida Venevere Luusika teed ja sellele teele jääb siis Vinni vallale üks teelõik. Ja selle teelõigu osas siis soovib ka RMK sõlmida vallaga kasutusõiguse lepingu, et ta üldse sellel teelõigul neid renoveerimistöid teostada saab. Siin ongi siis tingimused ka seatud siis või kirja pandud eelnõus, et on mõjust midagi, kui on küsimusi. Kas keegi soovib küsida? Palun, Harder. Mis otstarve sellel kinnistul on meie valla jaoks? Kinnistu lihtsalt. Ei see lõik, aga terve kinnistu. See lõik ongi, see ongi transport. Ainult see lõik on. Ja. Selge. Sest et Venevere poolne osa on kõik valla munitsipaalomandis. Vahepeal on RMK, siis on veel üks väike teelõiguke ja ülejäänud on suht nagu RMK osa seal, et teatud osas saab siis renoveerida siis seda teed. Kas võib panna hääletusele või on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei näe olemas ja panen hääletusele kinnitada siis munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine, et kes on selle poolt, siis andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, otsus konsensuslik. Järgmine päevakorrapunkt on lemmikloomade pidamise eeskiri ja ettekandja on vallajurist Reili Eike, palun.
Vinni vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri. Küll aga lähtuvalt KOKS-i muudatustest on vaja kehtestada lemmikloomade pidamise eeskiri. Lisaks koertele kassidele tuleb reguleerida ka teiste lemmikloomade pidamise nõuded. No, tahaksin täpsustada võib-olla mõned asjad, et eelnõu on olemas ja seletuskirja on olemas, tähtsamad asjad tooks välja. Et lemmikloomade pidamise eeskirjas on siis täpsustatud mõisteid. Välja toodud mõned sellised nõuded, mida varem ei olnud, ütleme ka loomade pidamises üldikorras see asi, et koerad peavad ikkagi olema kinnisel territooriumil, et ei tohi ulpuda. Oleme pannud praegu siia sisse sellise erisuse, et hajaasustuses kasse niimoodi kinnisel territooriumil ei peaks hoidma. Ilmselt ei ole see väga võimalik. Kui ta ikkagi lipsab sealt minema, siis ta on sellelt territooriumilt läinud. Küll aga mis hoiab ära tema selle hulkumise on see, et korras on ka kirjas, et võiks olla kaelarihm omaniku andmetega. Siis on kohe tuvastatav, kui kuskilt leitakse. Väga ohtlik kassidele, ärge pange rihma. Hoovad üles ennast, kassid ronivad igale poole. Jah, aga siis see on selline asi, et kui ei ole ja ta viiakse varjupaika, siis on raske tuvastada, et see on kahepoolne küsimus. Kindalgi teha. Samuti pimedal ajal võiks olla siis helkur kaelas. No neid vahendeid on muidugi erinevad, mis saab panna. Et oleks ohutu. Ja võib-olla siinkohal ka öelda seda, et kes ei ole veel registreerinud oma lemmikloomi, et siis tuleks seda teha, on ka seda ju tegelikult, et ei olegi teadlik, et seda tuleks teha. Ja on ka need sätted sees, jah, et siduda see registreerimine riikliku registri kanded tulevad ka kohaliku omavalitsuse lemmikloomade registrist. Ja Vinni vallal on see olemas. Et Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus on täiesti olemas. Ja ta võiks ka praegu nii jääda edaspidi vaadata, kas siis likvideerida selline kohustus või mitte. Praegu jätakse siiski alles. Sellised tähelepanekud. 2027. aastast tuleb valge tuhkru kiibistamise kohustus, täna seda ei ole. Praegu on kiibistamise kohustus ainult kassidel koert. Kas teil on küsimusi? Ja palun, Kaido. Ja, kas see võiks, see tähendab seda, et ta on nagu soovituslik, et see kaelarihm ja see helkur mingi pael või asi. Kas need on nagu soovituslik või me teeme, või on ta kohustuslik? Et see on oluline. Jah, et on saanud. Et Anni küsimus on nagu... Kiibistus on niikuinii vist. Ei. Kiibistus, see on kindlasti kohustuslik. Kohe ma vaatan, kuidas meil täpne sõnastus oli, sest selles mõttes on ka see, et meil see sanktsioneerida siis, kui näiteks kastil on haav kaela peale, ei saa panna seda. See on ka millega, eks ole. Et siis ju sanktsioneerida ei saa, aga see on lihtsalt inimest, et ta leiaks selle lemmiklooma, kui ta kaduma on läinud, et teadvat juhatada. See ongi soovitatav. Et saab temal juhatada teda, eks ole. Soovitatav on avalikus kohas liikuv lemmikloom varustada kaelarihmaga, millel on kinnitatud plaat lemmiklooma pidaja kontaktandmetega. Ehk siis soovitatav. Aga pimedal ajal peab lemmikloomal olema kinnitatud helkur. Jaa, aga seal on mitmed viisi, kuidas saab teha siis, jah? Et ega mul ei ole paragrahvid selles mõttes peas, ma olen vaatama. Seal on olemas see. Pimedal ajal peab. Pimedal ajal peab lemmikloomal olema kinnitatud helkur löö. See on nüüd jah, et see on ju ega see, kui ta põllu peal jookseb, muidugi ei ole sellel mõtlet, aga et autole ette ei jookse. Ja, ei, ma saan kõik aru. See peab, sest seal on erinevaid viisega, kuidas panna seda. Tegelikult on teistsugune. Huvida aeg läbi saama, inimesed tulevad korteritest tagasi
ega need kassid korjatakse kokku soovivatest, jäetakse lauta maha, mul on lausa varsti 60 kassi. Ja neid 3-40 tükki kinni loomaarst tapab ära. Tegelik elu on selline. jah, paraku inimesed mõtlevad, et kuidas looma kodu leiab, aga tulevad sooja, tulevad loomad. seal on määratud avalik koht, et avalikus kohas peab rihmaga olema. See on siis vallatee ja riigitee või tänav või park või naabrimets või kus see avalik koht on määratletud. Vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territooriumi ehitisruumi selle osa, samuti sõiduk, et me oleme selle mõiste siin ära toonud. Kes siin üldse järelevalvet teeb? Meil on ei ole ülkurvesti, siis saab trahvi teha. Ma räägin põhimõtteliselt. 2 inimest selle peale, Virgo Koppel ja teine oli Andres Välmis. Ma mõtlen just, ülkurvest, eks ju, paela ei ole. Sanktsiooni teha. Ja kui kindlasti kohe sanktsiooni selle peale ei tule, Üks küsimus veel, et eelarvekomisjonis oli meil juttu, et meil on see kohalike valla register olemas ja me pidime kindlaks tegema, et mitu kassi ja koera meil sinna kirja pandud, et kui mõttekas selline register on, ma selle mõttega küsisin. Ma ei ütle seda täpselt arvu, Virgo Koppel on praegu puhkusel, ma tõesti ei hakanud ülitama, siis tema peab seda registrit, tal on see registripidaja õigused. Aga ma saan seda hiljem täpsustada, aga pidama ütlema peaksin seda, see on hea. Sellepärast, et nagu ma selgitasin, et kui riiklikus registrisse läheb ikkagi nagu kiibistatud loomad, siis me võiksime kohalikus pidada ka teisi loomi, on ju selliseid, keda ei saa ega pea kiibistama, et võiks olla see, seda enam, et meil on see määrus kinnitatud ja andmekoguga seotud, et seda ei... Mina väidan, et seal on alla 10 koera kassi kirja pandud. Inimesed ei ole nii seaduskuulekud. Ja põhiprobleem on see praegu, et loomaarstid kiibistavad ära, aga ta ei jookse kuhugi registrisse. Inimene peaks ise ennast registrisse panema. Meil on Eestis 4 registrit ja mitte kuskil ei ole nad kirjas. Et tegelik häda on palju rohkem kui see, et meil vallaregister on. See on nähtavasti üleriigiline. Ei, ma tean, aga et me teeme seda korda, et siis me jätame 5. registri veel, kui inimene ei pane ka seda oma kiibistatud looma kuhugi registrisse. Mida me siis tahame? Et ta tuleb valda avaldus näpust, pange mu koera sinna registrisse. Ja on tulnud küll avaldusi selles mõttes, et kui teha kohalikule registrile ehk... Kas meil on Spokus registreerimise võimalus olemas? Lemmiklooma? Praegu Spokus ei ole, aga minu andmed seal on, Virgo Koppel võtab need andmed vastu ja siis ta saab ise kanda või saab inimene ise kanda. 2 võimalust. On ka inimestel lihtsam, kui nad edastavad andmed ja nende eest kandaks. Ma ei saa sellega nõus olla kahjuks, jah. Ja, et hästi esialgu jääb meil siis see oma valla register alles, et ma arvan, et sealt tuleb veel lahendus, et tegelikult IT areneb ju kogu aeg, et miks peab mingid asju tegema tehniliselt, kui tõesti loomarst, kes kiibistab, paneb kohe andmed süsteemi. Aga on meil küsimusi? Kui ei ole selle punkti kohta rohkem küsimusi, siis panen hääletusele kinnitada lemmikloomade pidamise eeskiri ja kes on selle poolt, annab käega märku nüüd. Poolt on 14, kes on vastu, erapooletud, Erapooletud. ja 2 on erapooletud. Aitäh, lähme järgmise päevakorra. Ja, see on vastu võetud. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vinni vallavolikogu ja Vinni vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord. Palun, teile. Siin on täpsustuseks minu poolt järgmised tähelepanekud, et miks oli vaja seda korda ümber teha. Kõigepealt see, et boksi redaktsioonis on asendatud sõna hüvitus, sõnaga hüvitis, sõnalised parandused. Praegu kehtivas määruses on sellised ebatäpsused, lihtsalt alaline komisjon, tegelikult on ta alatine komisjon, et me püüdsime
taaskord täpsustada sõnastust, korrigeerida lihtsalt sõnastust ja mis on nagu puhtsisulised muudatused, on siis selline asi, et praegu kehtivas määruses, ma ütlen paragrahv 2, lõige 8, on märgitud, et vallavalitsuse liikmetele, välja arvatud vallavalitsuse teenistuses olevatele ametnikele ja töötajatele, makstakse vallavalitsuse istungist osavõtu eest tasu 8% vallavolikogu esimehe hüvitusest. Ja sulgudes on täpsustus, et elektrooniliste sidekanalite kaudu vallavalitsuse istungist osavõtu eest on siis tasu 50% sellest füüsilisest istungist osavõtu eest. Praegu kehtivas määruses ei ole sellist vahetegemist ehk füüsilist istungit ja kaugosalusega ei ole volikogu istungi puhul tehtud. Nüüd eelnõusse on selline säte pandud. See peaks läbi mõtlema täna hääletama. Juhin tähelepanu ka sellele, et küll ei ole ka eelnõus praegu märgitud alatiste komisjonide osavõtu puhul erisust, füüsiline osavõtt ja kaugosalusega osavõtt. Et siin on nüüd täna vaja see otsus langetada. Siis, mis on muudatus vallavolikogu aseesimehele makstava tasu osas. Kui praegu kehtivas määruses on sõnastus nii, et vallavolikogu aseesimehele makstakse volikogu istungitest ja komisjoni koosolekutest osavõtu eest ning aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitus kalendrikuus 50% vallavolikogu esimehe hüvitusest tasust, siis sellega tekkis küsimus juulikuus, kui ei olnud komisjoni ja ei olnud vaja volikogu esimeest asendada. Grammatilise tõlgenduse järgi ei olnud õigustasu saada. Küll aga võib ju olla, et ka juulikuus on ülesandeid täita. Esindusülesandeid, kuidas seda siis fikseerida? Et siis praegu eelnõud on kirja pandud nii, et volikogu aseesimehele makstakse kalendrikuus tasu 50% volikogu esimehe tasus. Sest iga konkreetset ülesannet ei saa ka kirjalikult vast fikseerida. Et eks me peame liikuma ka selles suunas, et põhimäärus oleks võimalikult selline lühikene ja ilma lühikene, vaid ta oleks konkreetsem, et ei saa ju kõiki neid ka ülesandeid välja tuua. Ja mis veel, et siin nähtavasti tuli ka muudatus sisse seoses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uute muudatustega, kus siis kaotati ära see või asendati või sõnaga ja, eks ole, et volikogu esimehele ja aseesimehele võiks maksta tasu, varem oli volikogu esimehele või aseesimehele, emba-kumba, et mõlemad ei saanud. Jah, mõlemal juhul ei saanud tasu maksta. Ja siis ma tooksin välja ka sätte, mis on nüüd lisatud eelnõusse, on paragrahv 2, lõige 9, ehk et see puudutab abi vallavanemale makstavat tasu. Kui praegu on ette nähtud niimoodi, et vallavanema eemalviibimisel korral makstakse, asendab teda abi vallavanem, siis tasu ei ole mitte üheski õigusaktis talle määratud ja ta tegigi seda tasu. Tasu ei saanud maksta, sest alust lihtsalt ei ole, et nüüd on see säte siia sisse pandud. Nii-öelda likvideerisime seda tühistada. Ütlen ette ka, et see on kahe lugemisega eelnõu. See ei ole see on kahe lugemisega, jah. Liikmetele tasu hüvitise maksmise kord on ühe lugemisega eelnõu. Selge, et Merilil on küsimus. Küsingi, et kui teie ei tea, et äkki vallavanem oskab kohe öelda, mitu korda siis praeguse valitsuse aeg on abi vallavanem asendanud teda ja ta ei ole tasu saanud? Jah, siin alles hiljuti olukord, kus olin eemal ja käis ka sõidus ja ei tahtnud ilma tehtud. Ja meil ei ole tasu istungite kohakäigu eest. Minu asendusest täna
nii, rohkem ei ole küsimusi. See eelnõu läbis ka ju kõiki komisjone ja Arvo, sina nähtavasti tahad midagi öelda, mis oli jutuks majanduskomisjonis, sest see puudutab ka valla eelarvet. mis ma ka tahan, muidugi ütlen. Ega siis majanduskomisjon arutas läbi ja lõppkokkuvõte see, et pikalt rääkida, kuidas ja mis seal oli, et majanduskomisjoni selle seisukoha juurde, et ei ole vaja erisusi teha selle 50% hulgas, kas istungist osa kaugteel või koha peal. Samas konkreetne peab olema see, et puutöötasu, kas seal on istungid või ei ole, aseesimehed, igal juhul peab tasu olema, kui ta üldse määratud on, siis ta võiks olla pulmas. Abivalve, see samamoodi, et loomulikult kui inimene, et seal minu küsimus, enne ma küsisin, komisjonis ei küsinud, aga see oli arusaadav, veidi seletas seda, et see ongi, et kui meil on abivallavane ilma tasuta, siis ta saab. Mul tekkis küsimus see, et kui on abivallavane tasu, et siis 70 saab, aga võib-olla muidu on palk üldse suurem, siis saab 70, kuna ta on tasuta, et siis ta peaks saama loomulikult selle. See oli majanduskomisjoni seisukoht. Ja Polno. Et ei saa nõustuda sellega, et kaugistungil osalemine ja kohalpeal istung on ühes ja samas hinnas. Sellepärast, et koha peale tulemisega tekivad teatud kulud ikka, et kui ma Kadrinas oma laua taga saan palka ja midagi ei kuluta ja saan sama hüvitise, mis siia tulles, siis see ei ole normaalne. Ja teiseks ma ei ole nõus, et revisjonikomisjoni esimehele pannakse pool volikogu esimehe palka selleks, et ta lõuad tehakse. Kõik. Eelnõu see ei ole revisjonikomisjoni kohta eraldi küll midagi välja toodud. Aga ka eelarvekomisjonis oli arutluse all, et tegelikult peaks need asjad olema ka ühtlased, et ühes komisjonis arvestatakse seda, tähendab ühel koosolekul justkui arvestatakse seda erisust, et kas on see kaugosalus või on see siis kohapeal olemine. Kohapeal olemisel on omad eelised, saab alati sõna võtta, saab alati rohkem aru või tähendab, saab osaleda aktiivsemalt aruteludest ja samas nii või naa need hüvitised on meil tegelikult sümboolsed. Et siin ei saa öelda, et see katab need kulud ära, mida tehakse dokumentidega läbitöötamisel, kaasamõtlemisel ja see ei ole päris nagu ametniku tööga võrreldav, et paned joone alla ja ütled, et kui palju läheb millekski kulud, siis me peaksime ka eraldi välja tooma, näete, üks tuleb jala siit üle põllu, teine peab sõitma pika maa Laekverest, ühel ei lähe mingeid kütusekulusid, teisel läheb kütusekulud. Et see on pigem selline teema, kus me võiksime kokku leppida, kuidas me teeme. Ja üks ettepanek tuli ka eelarvekomisjonist minu meelest oli see, et ei teeks neid erisusi, et 50% ühel juhul ja 50% teisel, 100% teisel juhul, vaid kohtleks kõiki neid koosolekuid, kõikide koosolekute osalemisi ühtemoodi, et ei ole põhjendatud, et näiteks kuidas meil see erisus oli seal, et komisjoni osalemine, kaugosalemine oli arvestatud, ei olnud arvestatud. See ei ole kaugosalemist üldse välja toodud siin, jah? On ainult need sätted volikogu ja vallavalitsus. Ja vallavalitsuses on praegu on 50% on kaugosalusega puhul, ehk et on nii-öelda tõmmatud alles. Ja ka volikogu puhul. Ja volikogu puhul ei ole. Minul on ettepanek, et kõik oleks ühtemoodi arusaadav, mitte teha erisusi erinevate koosolekute vahel, et ühel juhul arvestame kaugosalust ja teisel juhul ei arvesta kaugosalust. Viia kõik see 100%-le, et selline muudatus oleks.
kas me saame kõikidest asjadest ühtemoodi aru, et võtta välja sealt see 50%, kust meil oli see lause, et see tuli, ma saan aru, Aardega me oleme natuke eri meelt, et ühel on suuremad kulud, aga need ei ole nii või naa võrreldavad, et see paragrahv 2 tasu suuruse maksmise tingimus, et muudaks teen ettepaneku muuta see selliseks, et volikogu liikmetele makstakse tasu volikogu istungitest koha peal osavõtu eest. Siis me peaksime ka koha pealt maha võtma. Vallavalitsus samamoodi. Jah. Jah, palun küsin. Üks arusaamatus, ma ei saanud aru, Aarne, kas sa seoks, et nüüd ongi volikogu esimees, ongi meil alati revisjoni komisjoni praegusel juhul ta on niimoodi. Saan aru, et nüüd edaspidi on volikogu esimees kogu aeg. No siis võikski olla jah, et siis saab palka ja siis on. Nad ei võiks ikka. Mina vihjan sellele, et revisjoni komisjoni esimehe koht võiks olla opositsioonil. Ja volikogu aseesimehe koht võiks ka olla opositsioonil. Aga see selleks, nad ei pea ühtima muidugi. See on tavapärane. Ma lihtsalt praeguse olukorra kohta ütlesin. Nii. Panen siis hääletusele need muudatusettepanekud. Nii, keegi, kuidas? Sellises sõnastuses, jah? Kidaks veel sõna ma võivad jälle. Et panen hääletusele sellises sõnastuses nende muudatuse ettepanekutega, kes on selle poolt, et võtta vastu Vinni vallavolikogu ja Vinni vallavalitsuse liikmete tasu ja hüvitise maksmine kord tahvlil oleva sõnastusega. Et kes on selle poolt, annab käega märku nüüd. Nii, poolt on 13, kes on vastu, vastu on 3, erapooletuid ei ole. Otsus vastu võetud. Nii, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kohaliku rahvaküsitluse korraldamise kord Vinni vallas. Ja Reeli Eike, palun. Tegemist on uue määrusega, praegu sellist ei kehti. Vajadus sellise määruse kehtestamist tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 32 lõikest 12. Et boksis on küll sätestatud paragrahv 32 kohaliku rahvaküsitlus selline ja kus on siis välja toodud, kes võib seda algatada ja täpsustatud sätteid, aga lõige 12 ütleb, et rahvaküsitluse tegemise täpsema korra kehtestab volikogu määrusega. Ehk et siin on mõeldud seda rahvaküsitluse läbiviimise korda, protseduurilist korda lihtsalt. Ja see on nüüd siis selles määruses ka välja käidud, et lihtsalt see, et saab viia küsitluse täitmisega küsitluspunktis, saab viia läbi elektrooniliselt, saab viia ka samaaegselt nii küsitluspunktis kui elektrooniliselt. Küsimus, mis tuleb fikseerida, siis küsitluse korraldamise aeg, läbimise koht, küsitluse viis, kõik see protseduuriline jada on selles määruses välja toodud. Mis on komisjoni ülesanded siis ja kuidas küsitluse tulemused kindlaks tehakse. Ka saab esitada siis lõpptulemuse peale kaebust. Soovib keegi küsida täpsustava midagi? Ja palun, täpsustavalt just, et see on see, kuidas vald ise siis teeb läbi selle protseduuri läbi. Ei ole boksis. See ei ole, et keegi ettevõte on tellitud, kes seda läbi viib, et vald ise. Veel küsimusi? Või pole täpsustavalt? Jah, palun. Komisjon on oma töös sõltumatu, et kas see tähendab, et väljaspoolt on tulnud siis keegi seda läbi viima? Mõte on selles, et komisjon ei tohi agiteerida kedagi kallutada millegi poolt hääletama, see ongi lihtsalt sõltumatu.
pidasime vajalikuks selle siia sisse tuua lihtsalt. jah, siin on välja ka toodud, et komisjoni liikmeks ei või olla vallavalitsuse ega volikogu liige, et ta oleks siis tõesti rahvaküsitlus ilma igasuguse poliitilise või ametkondliku mõjuga. Ja see rahvaküsitluse teema on ka tulnud sisse sellest uuest KOKS-i muudatusest, mis siis siin hiljuti Riigikogus vastu võeti. Aga kui rohkem küsimusi, täpsustusi ei ole, siis ma paneksin selle hääletusele, et kinnitada kohaliku rahvaküsitluse korraldamise kord Vinni vallas, kes on selle poolt, andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, otsus vastu võetud konsensuslikult. Järgmine päevakorrapunkt on Vinni valla põhimäärus ja palun jurist Veeli Eisel. Põhimäärus muudatused tulevad samamoodi peaasjalikult KOKS-i muudatustest, kui varem oli KOKS-is määratud rohkem punkte, mis peab põhimääruses olema, siis nüüd on neid punkte vähendatud, võivad olla, ei pruugi olla. See on üks asi, mida sai siin eelnõus siis muuta. Ma paraku pean siin praegu paralleelselt minema ka selle volikogu töökorra kohta, et kuna järgmine punkt on volikogu töökord, et siis ta ongi põhimäärust praegu välja tõstetud. See ei pea nii jääma muidugi. Et lihtsalt sellepärast, et põhimäärus oleks stabiilsem. Kui volikogu töökorras midagi muuta, siis saab seda hiljem ühe lugemisega muuta. Põhimäärus alati 2 lugemisega. See on erisus. Et püüame põhimäärust teha kompaktsemaks. On vähemasti eesmärk. Ma korral üks mõte lihtsalt, et kui me neid olemasolevaid asju muudame, et siis võiks erineva värvidega olla, mis meil muudetud on. Et ma ei oska niimoodi lugeda seda. Võtan arvutis 2 tükki ette ja ajan rida ja see läheb mul nii kaua aega läheb selle asja. Et kas me ei saaks teda, et on kuskil vihje või on siis märkuste rida, nagu nii seal on 2 rida, et 2 korda lugemist, et see on 2 ja see on hea ettepanek ja veel üks ettepanek tuli ka eelarvekomisjonist, et mitte jälle seda töökorda välja tõsta. Ma leian ka, et ega see töökord ei ole ka selline asi, mida peab pidevalt muutma ja vallavolikogu töökord võiks jääda põhimääruse sisse, kus ta on kogu aeg olnud, vähemalt viimased aastad on olnud ja et ka volikogu liige teadvust otsida, et tal on kõige lihtsam minna ja võtta see põhimäärus ette, sest Vinni vallavolikogu töökord, ma arvan, et see võiks ka ollagi väga päris stabiilne asi, et me ei pea siin töökorda pidevalt muutma, ja ega ei ole ju keeruline, kui tõesti midagi nii mõjukas toimub, et muuta ka põhimääruse tõttu. Et just seesama, et ei oleks liialt killustatud, eks ole, oli meil see teema. Mõte oli selline, jah. Et nii on hästi ja teistpidi on hästi, aga võib-olla on parem, kui nad on ühes dokumendis koos. Eriti hea oli siis, kui uus volikogu liige tuli, et ta võttis selle põhimääruse ette ja sai nagu enamus asjadest aru juba, kus toimub. Muidu ta peab veel vaatama, kus on veel mingi asi. Ja, et nii tekib ka arusaamine, et Vinni vallavolikogu töökord on ju põhimääruse osa tegelikult kaudselt. Ta on ju see kõik, mis või kuidas me siin volikogus tegutseme, ju lähtub kõik Vinni valla põhimäärusest. Ja töökord peaks selle osa olema. Ja. Aga ettepanek siis järgmiseks korraks vist on põhimäärus, mis puudutab põhimäärust, et teha siis nii, et panna kõrvuti ja näidata neid kohti, kus tekib siis või ära värvida need kohad, kus on tekkinud muudatus, eks ole. Ma täpsustame veel siinkohal, et kas praegu, kui tuleb paragrahvide ümbertõstmise ja selliseid muudatusi, siis põhimõtteliselt ta võib keeruliseks osutuda. Muude
määruste puhul on see väga järgitav, saab teha. Ma ei oska praegu... Ma usun, et ei hakka nüüd enam seda põhimäärust ringi tegema, sest te teinud olete. Kui me praegu tõstame tagasi volikogu töökorra siia, siis juba paragrahvid lähevad nihkesse, seal tuleb hästi palju muudatusi, et võib-olla seal ta nii hästi ei õnnestu. Aga kuna komisjonis väga täpseid tähelepanekuid või ettepanekuid ei tulnud põhimääruste ja volikogu töökorra kohta, kas täna neid on? Meil oli seal selle, millal selle parandusettepaneku teha tuleb, et ühe paragrahvi järgi tuleb esitada eelmine õhtu enne tööpäeva lõppu ja teised olid või koha peal teha, teen suulise ettepaneku, kirjutan kohe ära ja saadan. Et meil tekib vastuolu, et kumb see asi siis toimib. Ja see mul on üles ka märgitud, et selle me teeme järgmiseks korraks, tõstame selles volikogu töökorras sisse ja selle muudatuse teeme ära. Ja üks küsimus oli tegelikult küll, mul on meeles praegu, et küsimus oli sellest, et kui vallavanem hakkab moodustama vallavalitsust, siis kas tal ei ole ju muid volitusi sellel ajal tegelikult, kui valitsuse moodustamine, kas selleks ajaks oli ettepanek, et panna siia sisse tasu selleks ajal. See oli majanduskomisjon. Aga võib-olla oleks parem see iga kord teha volikogu. See on ju kokku vaidletud ja see on, kui ta on saanud vallavanemaks, siis tal hakkab palk jooksma, sellega pole vaja enam eraldi kirjutada. See oli ju läbi vaieldud kohtus. Jah, see on kohtus läbi vaieldud, aga seda võib sinna kuidagi ära märkida. No, imelik märkida, et nagu on hääletatud, siis hakkab tal palk kohe jooksma järgmisest päevast. Ma ei tea, võib märkida ka muidugi, aga et iseenesest on toiminud selline sõnastus. Üks korraks teeme need seni laekunud ettepanekute puhul märke, et ka neid saab küll värvilisega teha, et mis on praegu laekunud ettepanekud. Aga jah, selle ülesehitis läheb nüüd natuke liikesse. Meil oli ettepanek, et teeme mingi paranduste esitamise ettepaneku, et millaks teha, et äkki saadame siis selle kokku pandud ja uuesti meile volikogu liikmetele, et me siis näeme seda tervikut. Me vaatasime ka kalendrit, et kuidas me jõuaksime neid läbi vaadata, et paneks muudatusettepanekute tähtajaks 7. septembri. Jõuate. Et meil tuleb ju pärast vaadata. Eks me peame jõudma ja kui ei jõua, siis läheb nii nagu on. Et siis tehke ettepanekuid Vinni valla põhimäärusesse kuni 7. septembrini. Aga on veel küsimusi, täpsustusi? Kui ei ole, siis panen hääletusele lõpetada esimene lugemine Vinni valla põhimääruse juures, jah. Et kes on selle poolt, andke käega märku nüüd. Kõik on poolt, lõpetada esimene lugemine. Ja järgmine päevakorrapunkt, Vinni valla volikogu töökord. Ja palun jälle veel. Ja ma osaliselt muidugi ka rääkisin ära, et nad on seotud, aga siin töökorral ma tooksin välja selle, et näiteks paragrahv 1 lõikes 5, me hakkame komisjonis tulid ettepanekud täpsustada sõnastust niimoodi, nagu ta on Foxis, et me oleme siin märkinud näiteks, et istungi kutse saadetakse volikogu liikmetele, volikogu liikme poolt allkirjaga kinnitatud elektronposti aadressile vähemalt 4 kalendripäeva enne volikogu istungit. Tekkis küsimus, kas kalendripäev on sama, et me muudame nüüd, kuna see läheb ka teisel lugemisel, siis me muudame ikkagi ka nii, nagu Foxis on päev. Et siis on tehti küsimus, kas need on erinevad mõisted. Päev on natukene jah, täpsustada, aga see vist ei sobi ikkagi. Et selle muudame siis ka ära. Ja, kõik on päevadeks, jah, siis ka tööpäevad, selles mõttes me teeme ühtviisi. Ei, meil on ikka 4 päeva, mitte tööpäeva. Meil on 4 päeva, jah. Kus ka on need tööpäevad, paneme päev. Tööpäevadega läheb asi rappa. 4 päeva. Ühte mõiste ja ei teki siis küsimusi. Jah, see kalendri eest ära võtta.
Tekkis ka küsimus komisjonis, ma täpselt ei mäleta küll, millises, aga et volikogu istung kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 3 tundi. Sellest tekkis natuke küsimus. See on küll päris huvitav, et kas see on nüüd olnud meie Paragrahv 4. aga see on tulnud meie põhimäärusesse. No see läheb ikka jamaks, kui üle 3 tunni hakkab. Siis on juba ajud kärsavad kõik. Juhul kui volikogu istungi juhataja ettepanekul ei otsustata volikogu poolt häält enamuse teisi. No kestab 3 tundi ära ja kui tõesti hääletamine, et läheb edasi, siis läheb edasi. Ja see on obstruktsiooni kaitseks minu meelest kuskil Kohtla-Järvel või Narvas vist tehti nii, et kestis volikogu istung hästi kaua, et ei saaks umbakat esitada mingisugune. Stalnuhhini. Jah, Stalnuhhini teema. Mängud. Ei oska kohe esile tõsta selles mõttes, kus teil läbi lugedes nagu. Kas vanakorraga muutus palju? Mis siis vanakorraga muutus? Me vanakorra järgi oleme proovinud elada, kui hästi me oleme hakkama saanud, ma ei tea. Jah, palun. Tähelepanek. Siin praegu kehtis volikogu töökord üldse. 2 aastat tagasi meil siin vastus, et ei olegi volikogu töökorda. Nii et ma ei oska vanaga üldse võrrelda. Kunagi oli küll, ma tean, et kunagi oli töökord volikogus. Aga 2 aastat tagasi ma sain vastus, et volikogu töökorda meil ei ole. Ja nii palju siis järgitakse, kui on praegu põhimäärus. Eraldi ei olnud. No mitte täpselt dikteeritud. Ma ei tea, sest ma esitasin kunagi mingi küsimuse volikogu töökorra, tõid põhjuseks, eks ole, siis tuli välja, et volikogu töökord pole. Oli põhimäärus osa. Ta oli põhimäärus ja võtsin ka selle töökorra ette, millele sa viitad. Oli parem, kui ta võib-olla seal sees on, et siis ta on ikkagi olemas kogu aeg. Vahel väga kaupus. Ja avastasin, et see ei kehti. Aga kui nüüd jurist tegi seda töökorda ümber, et mille alusel, kas siis sai ette võetud see eelnev töökord või sai täpsustatud siis põhimääruses olevat töökord? Siia sai natuke panna juurde ka praktikast, selles mõttes, mis on tulnud praktika käigus küsimusi, mis vajavad fikseerimist. Ega paljud asjad ju ei olnudki niimoodi täpselt kirjas. On küll tegelikult praegu põhimääruses on ka istungi kokkukutsumine, istungi töökord, lühikeselt päevakorra kinnitamine, aga siin on pikemalt välja toodud. Nii et kui tekib küsimus, saaks lugeda kohe. On dokument, mis ette võtta. Ta on lihtsalt pikem. Selles mõttes selles osas saab siin küll välja tuua, mis on uus värvide. Aga kuidas me siis edasi nüüd lähme, et üks ettepanek on olnud, et Vinni valla volikogu töökord oleks siis põhimääruse osa. Siin me nüüd arutame seda, kui eraldi määrust või eraldi, kuidas see ongi siis eeskirja. Ongi ikkagi määruse nagu eelnõu. Eelnõu, jah, ta on, et kuidas siit nüüd edasi minna, et kui me nüüd kinnitame selle või võtame vastu, siis ja hiljem tahame seda panna Vinni valla põhimääruse ossa, et mis me... Peaks otsustama ära, me liidame või ei liida ja siis järgmise otsuse tegema. Ettepanek oli komisjonist meil, et me liidame. Liidame, jah. Et see peaks siis esimesena minema hääletus. Panen siis hääletusele ettepaneku, kes on selle poolt, et liita Vinni valla volikogu töökord Vinni valla põhimäärusega. Kes on selle poolt, annab käega märku nüüd. Näen, et kõik on poolt, otsus vastu võetud konsensuslikult. Ja järelikult me saame siis seda veel arutada. Ja... Samamoodi on siis nüüd võimalus parandusettepanekuid teha kuni 7. septembri. Jah, et praegust me seda siis ei kinnita ja parandusettepanekud on kuni 7. septembrini. Tõstame need sisse ja saadame terve komplekti siis jälgida. Aga aitäh, Reili, oled väga töö ette võtnud ja
see Ma kahtlustan, et me oleme esimene omavalitsus, kes sellega tegeleb. Teised pole veel hakanud mõtlema. Vähemalt mina olen niimoodi kuulnud, ma ei tea, võib-olla sul on paremad andmed. ja ma mäletan veel omal ajal, kui olid ka need probleemid, mis puudutasid just neid otseülekandeid, siis vallasekretär ütles, et tehke töögrupp volikogus, tehke töögrupp, et põhimäärust muuta. Aga kui ei ole tegu juristidega, siis see töögrupp jääbki seda sõna seal seadma ja juristidel on palju kergem neid paragrahve seal sättida. Nad on õppinud seda ülikoolis. Siinkohal ma tahaksin täpsustada, et me oleme seda üksi ette võtnud, see on terve kantselei, vallasekretär on suure töö teinud, meie oleme talle toeks olnud. See on ikkagi tiimitöö. Tuleb välja, et töögrupp on moodustatud teises kohas, mitte volikogus. Aga aitäh, Reili, ja kuni 7. septembrini teeme siis muudatusettepanekuid ja kõik volikogu liikmed lugege põhjalikult läbi, sest need muudatused hakkavad otseselt mõjutama meie igapäevatööd. Nii, sellega on siis ka 6. päevakorrapunkt ammendatud ja jõuame siis info juurde. Palun, kellel on infot või küsimusi või ettepanekut, näen, et Merilil on käsi püsti. Palun, Merilil. Vinni valla elanikel on küsimusi ja ma proovin siis neid nii hästi kui võimalik siin edastada. Ma loodan, et saame vastuseid. Esimene selgitussoov. Vinni Pajusti gümnaasiumi direktori konkursiga seoses on avalikkusele selgitatud, et ühe kandidaadi avaldus jäi konkursi komisjoni ette jõudmata. Vallavalitsuse töötaja väidetava eksimuse nii-öelda tehnilise apsaka tõttu. Kandidaat oli oma dokumendid tähtajaks esitanud ning sai Vinni vallavalitsuselt e-posti teel kinnituse, et avaldus on kätte saadud. Olukorra muudab minu jaoks veelgi küsitavamaks see, et mulle teadaolevalt on tegemist Vinni vallavalitsuse ühe kõige pikema staažiga töötajaga. Seetõttu on raske mõista, milline tehniline eksimus sai olla selline, et korrektselt saabunud ja vallavalitsuse poolt kätte saaduks kinnitatud avaldus jäi just konkursikomisjonile edastamata. Küsimus vallavanemale. Milles täpselt seisnes see tehniline apsakas, mille tõttu tähtajaks esitatud ja Vinni vallavalitsuse poolt kätte saaduks kinnitatud kandidaadi avaldus konkursikomisjonini ei jõudnud. Ja kuna suvi on puhkuste aeg, siis juhtub nii, et kõigepealt osad avaldused registreeris üks ametnik, tõstis kausta, registreeris ja pärast tõstis kausta, kus oli ligipääs komisjoni liikmetele ja pärast teine ametnik, kuna üks läks puhkusele. Ja tõepoolest juhtus selline äpardus, et ühe kandidaadi materjali jäi tõstmata sinna kausta. Lisaküsimus, millal ja kuidas see eksimus avastati? Avastati järgmisel päeval pärast seda, kui oli olnud komisjon on otsa ära teinud, järgmisel päeval avastati see. Siis võeti ühendus komisjoni liikmetega, edastati kõigile materjalid ja küsimusega, et kas antud kandidaati kutsuda kohale ja kas antud kandidaati lisamine või lisamine siis nüüd muudab komisjoni liikmete otsust. Komisjoni liikmed valdavad vastu, et ei muuda otsust, et ei ole vaja kutsuda. Mul on täpsustav küsimus, et Amforas ei ole 30. ja 31. juulil registreeritud ühtegi avaldust. Ja see on 3. tõesti. Kuidas? See oli 3. kuu. Aga miks ta 3. kui tähtaeg oli 31? Mis jama see on siis? Kui inimesele läks 31. teade, et tal on tulnud ja Amforas märget ei ole. Ei, automaatteade tuli teada. Ei, no jah. Siis tuli avaldus sisse 31. Jah. Sa ütled 3. registreeriti alles. Ma ütlesin niimoodi. Siis ma küsiks juurde veel, et kas selle töötaja enda käest on juhtunu kohta kirjalik selgitus võetud ning kas volikogu liikmetel? See töötaja. Ma tean, aga ma nimesid meelega ei maini. Ja ka ajalehes oli. Aga ma jätkan küsimust, et kas on kirjalikult võetud selgitus ja kas me saame selle kohta seda näha? Selle mõttega töötaja on teinud kirjaliku selgituskirja. Kui soovid, näitan. Seda saab saata meilile? Ei saa. Okei.
ja kuna selle ümber on ka teisi mõtteid, siis ma tahangi ühest vastust, kas ei või jah, vallavanemalt, et kas teie, Rauno Võrno, andsite sellele töötajale, Tuuli Teiva, enne konkursikomisjoni koosolekut suuliselt või kirjalikult korralduse, juhise või suunise, et kõnealust kandidaati ei tule komisjoni ette lubada või tema kandidatuuri komisjonile edastada. Ei noh, see tuleneb rahva jutust, et mina kuulsin kohe pärast seda, et ühte ei lubatud registreerida ja teist ei lubatud kutsuda vestlusele. No see on rahva seas jutt, mis mulle tuleb. No, kuidas tegelikult oli, selle pärast küsime. Okay. Siis on teine küsimus. Seoses selle sama teemaga Vinni vald avaldas oma ametlikus Facebooki lehel vabanduse selle kandidaadi ees ja peale minu kommentaare, mis olid küll kriitilised, kuid ei sisaldanud solvanguid, roppus ega ähvardusi, umbes 20 minuti pärast blokeeriti mind valla ametlikult Facebooki lehel. Et olen nii Vinni valla elanik kui ka volikogu liige. Ja see ei ole tegemist ju eraisiku Facebooki lehega, vaid ametliku kommunikatsioonikanaliga. Ehk siis ma küsingi vallavanemalt, kes tegi otsuse mind Vinni valla ametlikust Facebooki lehelt blokeerida ja millise konkreetse reegli rikkumise tõttu seda tehti. Meile tundus, et ühegi postitaja hakkab kommenteerima ja see taas blokeerisid. Kas te saaksite korrata? Et ilma ühegi postituseta postitaja pilditsa tees ja seega. Ja, et spammimine läheb ka sinna alla tegelikult, kui ei pea alati ropendama, nagu sa ütlesid, vaid kui tuleb näiteks 10 erinevaid asju, mina kogu aeg puhastan oma kodulehte. Et jah, on ka sellised, näiteks inimene võib-olla esineb hoopis sinu nime all. Me ju ei tea, et kes seal täpselt taga on. Et ma arvan, et võib-olla pika peale saab, kui on selge, et see oli Merili, kes neid postitusi tegi ja kui me korra, näiteks teeme mingi korra, et inimene mingi mõistliku postituse teeb seal. Tohib üks sõnavõtt selle koha peal teha. Vähe sellest, et opositsiooni saa valla ajalehes mitte üks sõna kunagi öelda. Nüüd tahate juba valla kodulehelt ka meid välja puksida. Nali see on. Aga asi on selles, et Facebookis on võimalik teha 100 postitusi. 100. Kas sa tegid 100 postitusi? 3 ainult ja 4. Ühe korra. Esimest korda. Ja mis puutub, kust pärineb see väide, et opositsioon ei saa valla lehel sõna võtta? Ma olen proovinud kirjad teha ja on mulle öeldud. Millal sa tegid? No see on muidugi hulk aastaid tagasi juba. Mulle tundub, et jutt läheb loboks. Infos ei ole, ma hea meelega. Ma rääkida veel, mis veel lõpetame. Ma küsin ka, äkki tohib küsida. Ja palun. Mina arvan, see on päris ränk rikkumine, kui selle komisjonist jäetakse inimene välja või isegi 2 inimest. Iseenesest ei juhtu midagi. Tuuli ei saagi seda praegu öelda, et Rauno temale sellise korralduse andis. Siis ta lastakse kohe lahti. Vaadake, kui palju meil inimesi lahti lastud. Ja sina räägid, et vallavanem peab looma meeskonna. Ära aja sellist jama, mingit meeskonda vallavanem ei loo. Meil on vallavalitsus, meil ei ole mitte mingi poliitiline organisatsioon. Ja see vallavaja on inimeste jaoks ja selle teenindamiseks mitte mingi seltskonna ülalpidamiseks ja raha saamiseks. Et siis, kui see tuli välja lõpuks, et see üks inimene välja jäetud, siis uut komisjoni koosolekut ei tehtud. Oleks pidanud tegema ikkagi uue komisjoni koosoleku. Teie ütlete, et pole vajagi teha, et asi läheb nii nagu... Tehti uus komisjoni koosolek veebi teel. Tegime uue... Sa räägid jälle telefoni teel? Elektrooni teel, jah. Elektrooniline. Just, ja palun jagada infot, mitte siin emotsioone. Ka rääkida. Tõesti, see oli minu eksimus. Ja mina tulin tõesti tööd. See ei ole vabandus, et ma eksisin. Sa ei saagi teistmoodi öelda, ma ütlesin. Ja tõesti, mina registreerin, et see tuli meili teel, tuli see avaldus.
mina isegi kirjutasin sellele kandidaadile vastu, et olen teie dokumendi kätte saanud. Siis ma registreerisin seda Anfaros ära ja millegipärast tõesti, ma ei tea, miks jäi see mulle sinna kausta panemata, sest tõesti mina seda kausta ei olnud loonud ja ju siis millegipärast vallavanem isegi ei teadnud sellest kandidaadist. Aga absoluutselt ongi niimoodi nagu on. Ma võin seda oma laste nimel öelda, et see ongi tõsi, mis ma praegu räägin. Mingisugust vallavanema käsku ei ole siin olnud. Ja siis, ma olen siin. Ja siis, kui oli see kandidaatide edastamine, siis tõesti jagasime selle kausta kandidatuuridele edasi. Tegime selle ilusasti ära, kui see tuli ilmseks, väga hea, et see ilmseks tuli. Siis kohe reedel sai komisjonidele kõik, ma helistasin, vabandasin kõigi ees ja see oli tõesti väga suur eksimus minu poolt, aga mitte tahtlik ei olnud see. Ja siis sai uuesti elektroonilisel teel uuesti teha see komisjoni otsused ära. Kõik esitasid mul elektrooniliselt, kes oleks nende 3 valikut olnud, kes oleks saanud tulla vestlusvooru. 8-7 andsid oma 3 nime uuesti ja seal seda ära kaotatud kandidaati ei olnud. Ja selle kohta on tehtud ka protokoll. Ja ütlen veel kord, vallavanem ei ole mind mitte midagi sundinud tegema, et ta isegi ei teadnud, et see kandidaat sisse tuli, sest mina ei edastanud seda talle, see jäi Anfarasse. Sa ei saagi teist, ma ütlesin veel korra, et sa ei saagi teist rääkida. Lõpetame ära. Ma küsin ikkagi. Tuuli teema lõpetame ära. Aitäh. Mina palun mitte vallavanemat süüdistada. On lõpetatud, lähme järgmise teema juurde. Ma küsin ikkagi, kuidas see üldse välja tuli, et seda ei ole esitanud? Kuidas see välja tuli? Kes selle välja võttis? Praegu vist rikute see natuke seadust, et ma ei tea, et ei öelda seda nime välja siit kõva häälega. Et jah, aga ise tead, meil on ka riskid. Selles mõttes, et ikkagi info liigub kõla peal ju. Ja võin rääkida tagataustal, siis neljapäeva õhtul sain teada. Sain kontaktid, reede hommikul võtsin ühendust, helistasin Tuulile, rääkisime. Ütlesin selline asi ja saatsin meili. Meilidel kõik kinnitasid, et ei oleks valinud seda kandidaati. Kõik on fikseeritud. Päeva lõpuks oli kõik ikkagi korrektselt tehtud, aga ma ei tea, kas see nime avalikustamine oli praegu hea mõte. Mis vahet see on niigi teada? Ei, see on... Tegelikult see, et isegi ajakirjandus ei ole seda avalikult. Kõik komisjoni liikmed, kõik tegelased, ametnikud, kõik on üles võetud ja kandidaati pole. Nii et ajakirjandus ka kuidagi. Nüüd on ajakirjandusel võimalik võtta see nimi välja. Kõigi nimed pangu kõigi nimed, kui panevad sogu kellegi. Merilinil on järgmine. Nii, ma sain Arne jutu aru, et vallavalitsuses see on üle mõistuse. Et lõpet... Kui esindas, sa oled kaasa selle kõigega. Ei ole täitevõimu esindaja. Sa lähed kaasa kõik selle, mida sa mitte ei peaks tegema. Selge. Nii, palun, kas on veel infot? Ja palun. Et me kõik teame, et juuni alguses algatas Vinni vallavalitsus Vinni-Pajusti gümnaasiumi tegevuse üle järelevalvet. Küsimus ongi ja palun siis selget vastust, mis ajendas järelevalvet kooli tegevuse kohta tegema ja siis tuleb veel küsimus. Äkki sa vormistaksid need küsimused arupärimise korras, sellepärast, et õiged infod, need arupärimised, ümmargused vastused. Ei, aga Te olete lugenud neid arupärimise vastuseid. Need on juristi poolt kirjutatud ümmargused vastused, mis ei maksa mitte midagi. Aga miks me siin kohe... Mul on keelatud küsimus. Ei, ma just mõtlen, et võimalik, et teid rahuldab see... Ma just mõtlesin, kui on soov teha, saada põhjalik. Nii me arutseme, et sellel ei ole mõtet, sellepärast et tuleb kantseliiti seal ainult. Lehekülge, millega pole mitte midagi teha. Aga algatas selline menetluse ja põhjuseid oli mitmeid. Tänaseks on olnud kaks vaheülevaadet juba. Ja septembri keskpaigast, pärast keskpaika peaks tulema lõppkokkuvõte selle kohta siis. Mis siis on avastatud? Et miks on need järelevalve tulemused või see valmimine korduvalt edasi lükatud? Mis asi on see? Ei, mitte edasi lükatud, vaid on vahe arunud.
kas see on avalikkusele näidatud? Valitsusele tutvuvad. Valitsusele? Jah. Aga mitte meile? Ei, ega avalikkusele, aga miks? Et lubati läbipaistvat ja nii, et rahvas küsib. On viidud nii-öelda läbi õpetajatega, töötajatega, lastevanematega intervjuusi ja sealt kogutud materjali põhjal tehakse siis septembri teises pooles kokkuvõte. Ja see on avalik kindlasti. See avalikustatakse. Siis on küsimus, et miks ei kaasatud sõltumatut haridusvaldkonna spetsialisti komisjoni, et komisjoni nimekirjas oli ainuke haridustaustaga pädev inimene, endine haridusteenistuse juht, kes ka tänaselt või siis suvest on ära saadetud meie seas siit töötamas. Kõigi kõrghariduse. See on naljakas, jah. Just. Aga võiks olla ju spetsialist, mis annaks meile sellise arusaama, et tehti õiget asja ja inimesed usaldaks. Komisjonis küll see selgub, kas on vaja seal, kui lõpparuanne hakkab valmima, kas seal on vaja siis veel kaasata ka eksperti, see võimalus on olemas alati ja seda tehakse vajadusel. Seda lihtsalt rahvas imestab, ka meie imestame, toome Kadrina näite, kus tegelikult kaasati pigem just väljapoolt, eks ju, et oleks tagatud see. Käekirjad on erinevad. Et me oleme Kadrina omale eeskujuks. Lihtsalt näitame. Koolijuhi valimise teemal, et ma usun, et sai kõige parem kandidaat ja väga tubli kandidaat ja ma usun, et Minni koolil läheb hästi. Kooli juhtimine on palju raskem töö kui valla juhtimine. Mina arvan, et mina ega Rauno ei saaks kooli juhtimisega hakkama. See on väga raske asi. Ja siis seaduses on kirjas, et koolijuhil on 2 kriteeriumit. Magister ja juhtimispädevus. Et kuidas komisjon tegi kindlaks valitud direktori juhtimispädevus? Kui sa oled ikkagi päevast päeva 25 lapsega klassi ees ja ohjad seda seltskonna, siis on juhtimist väga hästi. See ei ole ilus jutt, Rauno. Tegelikult on terve metoodika haridusministeeriumil välja töötatud, mille järgi kõik komisjoni liikmed seavad hindama punktideaalselt ja tuleb siis keskmine hinne, millega siis öeldakse, vot see inimene oskab juhtida. Ma ei taha üldse seada kahtluse alla, aga see, et ma oskan 3 lapsega jalutada, see ei anna juhtimiskogemust. Kooli juhtimine on väga raske ülesanne. Sellepärast, et seal on õpetajad, seal on lapsevanemad, seal on lapsed. Kõik koolijuhid on praegu püsti hädas, sellepärast, et lastel on ainult õigused, neil ei ole kohustusi. Ja see kooli juhtimine on väga raske töö. Et sellesse juhtimispädevusse ei oleks tohtinud väga kergekäeliselt suhtuda. Aga lõpetame kooli teema ära, ma rohkem ei räägi. Et see mainekahju on vallale tekitatud, loodame, et direktor suudab selle heastada ja asi läheb edasi. Teine teema on meil siis meie ettevõtlus, et ajakirjandusest oleme lugenud, et Voore Varmil või Voore mõisal, ma ei tea, kummal see nüüd on puudu üks ehitusluba ja väidetavalt Raido Tetto on eksinud, kui ta on väljastanud projekteerimistingimused, et praegu on 2 ehitusluba saadud, 1 on saamata. Et selle protsessi taga on ühtepidi need inimesed ja naabrid, kes seal on, kelle elutingimused muutuvad halvemaks, aga teiseks on seal taga meie ettevõtlus, et 80 inimest saab seal firmas tööd ja nad on meie valla maksumaksjad, ma arvan, pärast valda ühed suuremad ilmselt. Et kui kaugele me selle ehitusloa protsessiga oleme jõudnud? Täna võivad kõik mööda Jaagupist mööda sõita, näevad, see laut on hoone püsti ja põhimõtteliselt on, ma arvan, lõpujärgus suhted, mida täna ettevõtjaga jäi kokkuleppe, et nii-öelda leevendusmeetmed, mis on nii asula kui ka naabrite jaoks mõeldud, tuleb kas nüüd homme või uue aja alguses, et siis on meil võimalik teha uus koosolek rahvaga, kus tutvustada neid leevendusmeetmeid asula jaoks ja eks siis sealt läheb asi edasi. Selle mõttega me seisame nii oma elanike kui oma ettevõtluse eest, et mõlemad on meil, kelle eest me seisame. Väga paljud muidugi väitnud, mina ei ole kontrollinud, et sa ei taha suhelda ei ehitaja ega siis ettevõtjatega, et kogu aeg jooksed eest ära, et kui on probleem, siis tuleks sellega ikka tegeleda nii kaua kui võimalik. Et ma tunnustan Raidot, et kes ütles, et
tema viga oli ja ma veel eile pikalt Raidoga rääkisin, tema väidetav viga oli selles, et ta ei teadnud, et sellele kompleksile on kunagi detailplaneering tehtud ja detailplaneeringus on märgitud ära see ehitusala ja see uus projekt läheb rohkem kui 10% sellest ehitusalast välja. Ja põhiprobleem ongi selles, et kuidas seda tõlgendada, et ettevõtja on pakkunud välja leevendusmeetmed, ta ühe lauda lammutab sealt ära, et siis põhimõtteliselt see kompleksne keskkonnaluba ja need kõik kehtivad, ja siis see ehitusalune maht peaks ka nagu vastama. Et ma loodan, et sellega suudame edasi minna ja me ei torpeteeri ettevõtjad, seda enam, et seal võib olla taga 1 miljon või 2 PRIA raha, mis siis on ettevõtjale suureks abiks tema tegemises. Seda enam on kummaline, et kuidas ettevõtja, kui ta teadis, et detailplaneering on selle ala ulatuses, läks rajama 2 uut farmijoonet, mis oli näha, et see ei mahu 10% sisse. Ikkagi on projekteerimistingimused on väljastatud. Ja see on kõige protsessi, Aili küsimus on põhjendatud muidugi, selles suhtes ei ole ta üldse vale küsimus. Ma võiks kommentaarida saada, kui tohib. Ja ei midagi, absoluutselt tobe olukord. Aga minu nägemus on see, et selle olukorra on tekitanud meil eelmine mitte Raido Petto, täiega väga hea ametnik, väga tore inimene ja ta enda peale selle võttis on tore, aga eelmine juht, vallajuht, eelmine vallavalitsus on selle olukorda. Minu jaoks on täiesti arusaamatu, kuidas on võimalik sellise suure projektiga mitte küsida inimeste arvamust. Just nimelt vallavalitsuses ei tekkinud mitte ühtegi küsimust, kas inimeste poolt on, kas inimestega on räägitud. Siin te räägite, praegu kõik rahvas räägib, kuulu juttu, aga seal järsku kuidagi läks ta läbi. Ja nüüd me süüdistame Raido Petto. Aga see on minevik, nüüd on vaja vaadata, kuidas seda olukorda lahendada. Nii et oleks ettevõtja rahul, nii palju kui võimalik ja inimesed rahul. Aga see on lihtsalt kommentaariks. Me ei taha nüüd vastust siin saada edasi. Viimane punkt oleks, kui sobib. Spordipealiku Uno Muruve lahkus. Küsimus on, miks, kes otsustas, et siuke uudis. Mulle või? Ei, olla vanemad. Sa vaatasid mulle otsa. Vael ei pain tunnata, kui sa oskad. Keegi otsustas. Me teeme oma otsused ise kõik igaüks. Kes see igaüks tegi nüüd otsuse? Uno siia kutsuma. Et ta ise otsustas ära minna. Assu. Unol on teine info, okei. Mida Uno sulle ütles siis? Sa ütled, et sul on teine info, et teda ikkagi survestati lahkuma. Selline info ongi. Teine küsimus on haridusteenistuse juht samamoodi lahkus. Kes otsustas ja miks? Ise läks. Ja neile mõlemale maksti ka hüvitist lahkumisest. Naerab, eelmine kord oli samamoodi teie Savisaar. Lõpuni küsida. Mis ma Savisaarest räägin? Ei ole ka midagi mulle. Et kas neile maksti ka hüvitist tehtud töö eest? Ja millised ulatuses? Sain ka ju naerad selle peale. Ja millises ulatuses? Ei tea. Aili, palun. Mul on ja imestan, armas volikogu liige Merili, et sa võtad kõike väga põhjalikult ja hüvitised ja kõik, et tuletan sulle meelde, et kui sa ise ametnikuna jätsid oma töö tegemata, said ka nagu hüvitist. Teie arvamus on? See on MTÜ-de arvamus, kes tegelikult jätsid oma üritused tegemata sinu tegemata töö pärast, sest rahastusotsuseid jäid tegemata. See on fakt. Arutamegi. Naised saunas räägivad. Lihtsalt viimane lõpuküsimus ja siis ma ei kuluta teie aega.
et ka kuna jah, vastust ei tulnud, ilmselt ei tule sellele ka, et minule teadaolevalt praegu Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktorile te läksite kokkuleppele, ta küll survestati, aga ta tahtis töörahu, lahkus ja te lubasite tehtud töö eest talle hüvitist 3 kuu ulatuses. Ja tänaseks on mulle teada, et ei ole seda tasu maksnud. Miks? Eks on omavahelisi jutte, omavahelisi kokkuleppeid, mis aega kipuvad aga välja minema. Eks tihti on ka põhjus seal. Lihtsalt. Nii, võib ära lõpetada. Mees annab sõna, mees võtab. Järgmine volikogu istung on 24. septembril. Aitäh, kallid volikogu liikmed, teie aja ja